Esiteks, ära hakka kunagi külalisega vaidlema, vaid täna tagasiside eest, vabanda ja proovi võimalikult kiiresti leida parim lahendus. Olukorras, kus külaline leiab oma toidust eseme, mis sinna ei tohiks kuuluda, näiteks juuksekarva, tuleb toit koheselt asendada ja vajadusel arvelt eemaldada. Kui külalisel endal on juhtunud õnnetus, siis oodatakse teenindaja kiiret abi. Kui näiteks klaas on läinud ümber, siis puhasta võimalikult kiiresti laud ja lohuta külalist, et kõik on hästi. Juhul kui õnnetus juhtub sinul, siis vabanda ja selgita, et proovid võimalikult kiiresti olukorra lahendada. Kui pead lauast eemalduma, siis teavita ka klienti, et oled kohe teel tagasi. Kui seejärel on suhted lauaga rikutud, siis võimalusel anna laud üle teisele teenindajale. Purunenud klaasi puhul ära kunagi mine lauda koristama paljaste kätega. Kasuta selleks kas kühvlitarja või lappi ja abitaldrikut. Põranda puhul samamoodi kühvelhari. Enamus restoranidel on purunenud nõude ja pokaalide jaoks kindel kogumiskoht. Väga oluline on, et klaasprügi ei panda kokku olmeprügiga, sest kui keegi hakkab seda prügikotti hiljem tõstma, võib ta ennast sellega tõsiselt vigastada. Ilus on külalist diskreetselt teavitada, et ei tekiks lauas olukorda, kus külaline võib häbi tunda. Juhul, kui kontol pole piisavalt vahendeid, konsulteeri oma ülemusega, kuidas edasi käituda. Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus kaarditerminalid ei tööta. Sel juhul tuleb kindlasti külalisi ette teavitada, et nad teaksid sellega arvestada. Kui külalised selgelt segavad teisi laudkondi, tuleb neid sellest teavitada. Eriti kui käitumine ei ole restoranis sobilik. Kui teavitamisest pole abi, siis konsulteeri oma otsese juhiga, kuidas edasi käituda. Kui külalised käituvad sinu vastu ahistavalt, siis teavita sellest koheselt oma otsest ülemust ja võimalusel anna laud üle teisele teenindajale. Esimese asjana vabanda ja proovi leida võimalikult lähedases tulevikus uus broneeringu aeg. Kui samaks päevaks või õhtuks pole seda võimalik teha, siis lähtu oma maja sisemisest poliitikast, kuidas korvata seda külalisele. Ja kui külaline on nõus, siis tee talle järgmiseks päevaks uus broneering. Olukorras, kus külaline hoiab sind lauas kinni kiirel ajal, tuleks vabandada, pakkuda neile veel mõtlemisaega ja lubada, et naasete esimesel võimalusel. Arvete eraldamisel tuleks esmalt tutvuda restorani sisepoliitikaga. Küsi julgelt suuremate laudade puhul kohe alguses, kas nad soovivad arvet eraldi või kokku ja kui oled korrektselt märkmeid teinud, on pärast arvet väga lihtne lahku lüüa.